Tere õhtust, kallid televaatajad! Mina olen Mikk ERR-ist, minu kõrval siin on Tiina. Täna oleme siis matšil Väle Paul versus Suur Uku. Näete andmeid ekraanil, sellest on tulemas ilmselt selle aasta, kui mitte selle kümnendi kõige suurem matš. Mitte ainult vaataja arvult, vaid ka suurema inimese kaalult. Inimesi võib palju tulla küll, jah. Esiteks siin esimene võistleja, Suur Uku. Varsti ma löön selle tüübi nokki. Suur Uku peksab kotte, nagu ta ikka kodus teeb. On ka võtnud selle muidugi professionaalseks spordiks. Absoluutselt, see on hea mõte. Pressikonverents nende kahe vahel toimus meil siis paar nädalat tagasi. Väga pingeline, väga pinev. Pinged on õhus, see on selge. Mina löön Pauli ära teise raundi 5. sekundis. Teine võistleja siis Väle Paul, natukene väledam, natukene pikem, kuid üldiselt natuke väiksem. Aga kas boksis suurus loeb, see on teil kõigil enda otsustada. Ja pole isegi pallid veel kukkunud. Need kaks meest on kaua oodanud, et üksteisele käed külge panna, kellel siis veel ega neil naisi ei ole ju. Mina olen valmis, ma olen oodanud seda momenti kogu oma elu. Ega siin midagi palju ütlema ei peagi, et saab lühidalt asja kokku võtta, et Uku saab haigelt ongi. Eile siis võistluseelne trenn. Paul näitas oma potentsiaali. Et need sponsorid, kes on Pauli siia ülikooli spordihoonesse toonud, et nende üle saab kindlasti aita uhke olla. Et OÜ Janari Pleksepa teenused. Kurvastusega tuleb tõdeda, et Uku 3. raundi ei näe. Alustame siis kohe tugevustest. Enesekindlus olemas. Kiirus olemas. Tugevus olemas. Ja vastastel siis võtame vastandsõnad. Aeglane, ebakindel ja nõrk. Eesmärgid. Proovime Pauli ikkagi ellu jätta. Me ei jäta ellu. Tapame. Trenni on tehtud kõvasti. Anname hagu. Nii, nüüd saime ka esimese pilgu siis mõlemale treenerile. Muide lõbus fakt. See tol ajal, kui treenerid ise siis boksistseenis tegelesid ja võistlesid, sattusid ka nad mingi hetk romantilisse suhtesse. See lõppes muidugi traagilise lahkuminekuga ja nüüd nad siis võistlevad üksteise vastu, aga mitte boksirõngas, vaid väljaspool seda treenerite näol kasutades siis teisi inimesi, et üksteisele justkui peksa anda. Et selgelt ka nende vahel on mingi pinge veel õhus, kas nüüd romantiline või vihane, see on kõigil oma otsustada. Nüüd saab ka võistlejad esimese pilgu üksteisele peale visatud. Kus hästi? Ta ei face-off. Muhitada üksteist. Ta käime juba või? Nagu teeme äkki see suudlemisosa ära nüüd. Päris musini veel asi ei jõudnud, mitte nagu nende treenerite vahel. Paulile pannakse nüüd see ahvimask ka pähe. Samm 1, ilmselgelt kaitsevahendid. Jah, lapsed, kogu aeg, kui te rüselete, siis kasutage kaitsevahendeid. Kaitsevahendeid on väga tähtsad igas elu valdkonnas. Paulile läheb nüüd kummis kaitsevahend ka suhu. Suudad! Ukul veel miskit peale ei ole pandud. Küll tuleb ka tema hetk. Nii, ja nüüd saab Uku ka oma sinise kummist kaitsevahendi suhu. See, kes eeldatavasti siin rohkem peksa saab, see endal selle maski pähe ka saab. Et võib-olla selles suhtes võib öelda, et Paul ennast tunneb natuke vähem kindlamalt. Ma tahan puhast fighti. Nüüd on siis algamas tänase õhtu kõige suurem hetk, matši algus. Nautige seda fighti. Me näeme seda siin. Mainin ka, et saate kirjutada arvamusi meie X-i endiselt tuntud Twitteri kontole, mille me paneme siis telesaatesse laivi, et saaks ikka kuulda meie vaataja arvamusi. Kõige kohta absoluutselt ei pea olema erapooletu, olge erapoolikud, toetage oma lemmikut, lihtsalt kirjutage enda säuts ning pange alla kirja #PaulVSUku. Ükskord veel, #PaulVSUku ja ootame kõiki arvamusi suure hea meelega. Palun, laske tulla.
palume mitte midagi rassistlikku seal kommentaarides öelda, need võtame maha, eriti peale meie eelmise kuu intsidenti. Palume enam mitte mainida sõnu aken, pomm, mustlane ja buss. Niisiis, lähme tagasi matši juurde, sest et no see ikkagi on meil on, ma tean, et meie seas on siin televaatajaid, kes on oodanud just seda hetke siin mitu nädalat pressikonverentsi avaldumisest saati ja mõni, kellel on ka siseinfot, on siis juba oodanud seda kauemgi veel. Nii aga siis mõlema kohta, et kuidas, kui tekib kellelgi küsimus, et kuidas valmistutakse ette üheks õigeks boksi matšiks, siis mul on siia märkmetesse on kirjutatud, et Uku olevat söönud eilse päeva jooksul kokku 9000 kilokalorit oma tavalise 7000 asemel ja ka Paul tõstis siis eile oma toitumist oma tavalisest 3 kalorist 4, et selged vahed on sisse tulnud ja me näeme ikka spetsiaalseid ettevalmistusi, mõlemad söövad rohkem, tundub, et siin on see trend. Oi kui põnev, lendavad hoobid ja hambad juba ragisevad mõlemal suus, hambad ristis mõlemal, et üksteisele saaks ainult rusikaga näkku lüüa. Munnigi juhtaks siin raundis. Esimene voor on ka selle ajaga nüüd läbi saanud ja väsimus on kindlasti juba mõlemal natuke sees. Uku tantsib veel, aga kas see on nüüd energia raiskamine või dominantsuse näitamine, võib-olla natuke mõlemad, aga on see seda väärt? Saame veel varsti tulevates raundides teada. Uku ei teinud ühtegi. Sa võid arvata, et Uku ei teinud nimest, aga see ei näha ka, ta proov, aga ta ei saanud hakkama. Mis juhtus, poiss? Mul on kõik okei. Uku ei saanud väga hakkama. Oma sille, ei saa aru, nüüd taob see lihtsalt meil. Läheb järgmise, vaata nüüd teises raundis. Ma hakkan lööma talle, see on president. Nüüd tal on kaarad all, ma olen seisnud pauki sisse, et noh. Sa pead raundi lõppu ära kasutama. Kõik maast. Enesekindlus on kindlasti hea, aga mina arvan, et tasub üle piiri minna sellega. Ülbus maksab kätte ja tasuta õhtusööki ei ole olemas. On küll. Aitäh, Tiina. Saad ekraanilt ära võtta selle? Miks see seal? Miks see seal ees on? Saad ära võtta? Miks see? Võta ära, ole hea. Sa näed läbi selle eemne? Ma ei näe. Ole hea, pane. Tiina, ei ole siin. Kuidas sa räägid maru vaikselt ka? See on pärast vahepeal hakkas võtta ära. Kas me saame tagasi kerida? Ei, lai. Aga võtta see, sa Elvari võtta. Ma võin minna öelda uuesti. Tiina, palun hoiame käpa teema praegu. Ma olen see lõõma. Sa ei saa, issand jumal, tehnika mees. See mõttes siin on ristimärk. Nii. No, ja ei, ära, võta näpp, aitab ka, ei, tõesti, aitab. Palun keskendume asjale lihtsalt, on vaja ära filmida see asi, nii, mis meil toimub siin, nii, vabandust, televaatajad, oleme tagasi täies oos, palun paneme, ärme lihtsalt tõsta. Tiina, pane suu kinni! Just uskumata. Nii, igatahes tagasi matši juurde ja meil on Uku siis... Tee midagi, tee lihtsalt aeglaselt kohe. Umbes Paulile peksa, lihtsalt kõhulöögid, näolöögid ja Paul lükkab tuleveskeid Ukule ja vist on maas pükse löögiga ka veel. Kui kellelgi tuleb mõttesse, kus on Uku siukse löögitugevuse ja siukse kire saanud selle boksi vastu, siis muide huvitav lugu Uku siis
seda ma ei oska kommenteerida, igatahes mina siis sain eksklusiivse intervjuu Ukuga enne matši. Juurisin talt välja, et tema lapsepõlves siis kuskil, kui ta oli 5-aastane, käis ta üksi õues kõndimas ja kodutu peksis ta täiesti läbi ja täiesti pilbastaks, haiglasse EMO-sse, jube kurb lugu, aga peale seda tuli Ukul väga suur inspiratsioon ise siis enesekaitset õppida ja läbi selle siis ka boksi ja siin ta siis ongi jõudnud sellesse rolli, kus ta on meil siin selline kõva boksimees ja aga Paul on jälle püsti saanud ja matš läheb ikka edasi, et sundub selgelt, üks on üle, teine on all, aga ikkagi mängutuuled võivad veel iga hetk pöörduda ja milleski kindel otseselt veel olla ei saa, aga Paul on jälle maas. Tiina, mida sa arvad olukorrast? Püsid. Aeg. Vaat sa venda, ta väsib ka, aga sa võtad ka kiirus alla, sa väsid ka, sa ei tohi väsida. Saad aru? Pikk raund on, 3 minutit. Pikk raund. Ja nüüd ongi lähenemine siis kolmandale ehk viimasele raundile. Pauli treener proovib temasse veel viimast hinge sisse saada selleks viimaseks vooruks, aga ma kardan, et Pauli nii hing, vaim kui ka keha on juba täiesti purustatud, aga matš ei lõppe. Tegelikult tahtsin siin peale lõpetada, aga tugev kui ma arvasin. Kõva juurikas selline. Läks. Oi ja Paul proovib eest ära hüpata. Aga kahjuks lööki ei tulnud muidugi see, nagu noored ütleksid, dodge oli, aga lööki peale ei tulnud, eks mida ta toob siis ei tea, seda ma kahjuks tõesti ei tea. Aga nüüd on täiesti nurka surumine ja käib täielikult eksa andmine kohe, nukker vaadata, aga see on sport. Telerahvas teie ees on toimumas aasta suurim sündmus või nagu me enne juba ütlesin, 10. suurim ja Paul on taas kord püsti, ta ei vandu alla ka kõige tugevamate vigastuste ees, aga nüüd on küll seis selline, et iga järgmine löök võib saata tal pikali. Treenerid on ka juba ahastuse äärel, vähemalt Pauli treener, Uku treener illegaalne võte, et siin oli kehast kinni võtmine, kui väga see nüüd kõik siin reeglite kohal on. Seda otsustab muidugi koha peale kohtunik. Vajuta ära, tõesti või võtta. Lähme seda varja. Aga nüüd on Paul jälle maas. Millise löögiga, millise lennuga, miks sa nüüd? 7, 8, läbi! Ja surnud on. Tiina, pane suur kinni. Liiga lihtne. Nii. Haad sina häbitud. Üks mees on püsti. Ta püsti. Paul ei ole enam pikali. Ükskõik kui mitu sekundit siin ka möödunud ei oleks. Ta on 2 jala peal seismas. Ja löögid on ikka veel lendamas. Muidugi, kas ajuga on nüüd kõrva kõik ikka veel korras, et koordinatsioon on natuke paigast ära. Jah, 7, 8. Kas saaks kohe võib-olla ka arstid platsi, oleks võib-olla tore sisemised verejooksud toimumas aju sees või miskit sellist, et selgelt on aju tegevus häiritud. Täpselt mida ma ütlesin, et juhtub. Ma isegi pidanud üritama, ma olin higine. Ma isegi tean, et ei ole väga valus, ma ei jõua enam. Kõht veidi valutab. Ei ole seda fitnessist enam, kuidas vastu pidada. Kukku, et lõpuks mõtlesin, et ei ole mõtet enam kukkuda. Ja tagasi ei tule, vaata. Võitja on meil Uku! Ja võitja on välja kuulutatud Uku!
on võtnud selle võidu meil siin täna, palju õnne talle. Kindlasti on meil televaatajaid, kes on tohutult joovastused sellest ja teistpidi osasid, kes on löödud. Aga üks inimene, kes on kindlasti väga löödud, on Paul. Mitte ainult vaimselt ei ole ta löödud, vaid said aga täna korralikult füüsiliselt peksa. See on kindel, seda saate ka kindlasti järele vaadata Jupiterist kogu seda saadet. Ma arvan, et siin tulid isiklikult tundub mängu, et Paul kui Uku hea sõber ei tahtnud Ukut ära lüüa. Ma arvan, tegelikult ka Indrek nautis, ta teadis, kuidas see lõpeb. Me hakkame Pauliga nüüd arendama, laskume detailidesse, et mille taha võit jäi ja kuidas siis järgmine fight paremini teha. Vaatame tagasi sellele matšile, mida me siis arvame, Tiina, mis sa ütled, kas meelerahutust oli? Jah, ma arvan, et Uku ikkagi oli näha, et oli parem ettevalmistus ja et Paulil oli ikkagi natukene puudu ikka nii matšist kui vaimust ja tahtest, et muidugi kahju oli, et nii ühepoolne see matš oli, aga oli nagu oli. Actionid kindlasti jagus ja inimestele, ma arvan, et meeldis igat pidi, olgu siis kaotajate või võitjate poolele. Oleme õnnelikud, et saime üldse selle siin korraldada. Täname siis Tüaski. Ees, vana ei ole jõud midagi. See teeti, ma ei tea, miks stuudios tehakse seda pildile ütlema, aga... Siis rais. Ma olen ikka tugev mees saata. Ma ei tea, mis räägast. Aitäh, et vaatasite. Mis oli mingi apsakas? Väga hea. Ega see tore seal stuudios ongi. Kõik eestlased, kes te oma kodudes siin täna õhtul seda meiega koos vaatasid, aitäh tulemast, aitäh vaatamast. Järgmise korrani säutsutage ikka edasi. Ilusat õhtut soovivad teile Mikk ERR-ist ja Tiina ERR-ist. Head aega. Pärast veel hädaldab, ma ei kuulnud enda hääl. Sinine foraaž, meik on maas, Škodal pagub gaas. Ka kevaddisko rikkusite ära just tee, teile hokimängus rahustuseks andma peab veel. Sipakad on paremad nii elus kui ka veel.